Tere! Mina olen Anu Tartu linna raamatukogu laste ja noorte osakonnast. Taaskord on saabunud kevad ja taaskord on välja valitud Tartu lapsepõlve auhinna nominendid. Ja nüüd võime uhkesti öelda, et täna 23. aprillil kuulutatakse välja võitja. Me juba teame, et võitja on Triinu Laan oma raamatuga Luukere Juhani juhtumised. Ja pildid on sellele raamatule teinud Marja-Liisa Plats ja need pildid on tõesti väga ägedad ja eripärased. Kasutatud on siin ainult musta ja roosat. Siin on siis raamatu peategelased Memme, Taadu ja Luukere Juhan. Ja need pildid on tõesti vägagi vaatamist väärt ja väga huvitavad. Tõeliselt silmatorkav raamat. Žürii esindaja Tiia Kõnnussaar on selle raamatu kohta kirjutanud nii. Lugu sellest, kuidas Luukere Juhan läheb suure kooli anatoomiaklassist pensionile ning asub elama Taadu ja Memme juurde metsatallu. Raamatus, mis kirjeldab seda eestlaste oma ilma, mis hakkab vaikselt muinasjutuks muutuma, on arhetüüpset taluromantikat ja mahedat huumorit. Tsimarukana võro kiilt ja mõnusa kiiksuga tegelased. Raamat koos hästi kokku passivate illustratsioonidega meenutab vanavanemate tähtsust, mõjub eluvaatavalt ning õpetab leppima selle osaga elust, mida muuta ei saa. Triinu Laan ühes oma intervjuus rääkis sellest, et tema käest on ikka küsitud, kas sellel Luukerel on ka olemas prototüüp. Ja ta ütles, et tõepoolest oligi nii, et ühes koolis oli eksponaat ja õppevahend Luukere, kes nüüd elab Kütiorus ja on pisut rohkem sammaldunud kui meie Luukere Juhan raamatus. Aga nüüd loen ma teile siis algusest ka natukene ette, et te saaksite aimu, millise raamatuga on tegu. Juhan läheb pensionile. Juhan on Luukere. Ta elab Taadu ja Memme suveköögis. Taadu ja Memme kodu on metsa sees vanast natuke laakilt talus. Varem elas Juhan ühe suure kooli klassi nurgas ja aitas lapsi anatoomiatunnis. Nime tal siis veel ei olnud. Taadu ja Memme on kogu elu metsatalus elanud. Nad aitasid suureks kasvada oma lastel ja nüüd aitavad lapselapsi ka. Sest suureks kasvamine tuleb päriselt välja ainult koos teiste inimestega. Nimetu Juhan väsis seal suures koolis ära. Ta jäi vanaks, läks mõnest kohast katki ega tahtnud enam koolis Luukerena töötada. Tema suurim soov oli olla pensionil Luukere. Ühel õpetajal hakkas Juhanist kahju. Ta helistas Taadule ja küsis, et kas tal oleks kontmeest vaja. Muidugi, ütles Taadu, putitas natuke oma masinat ja sõitis siis Juhanile linna järele. Siin on nüüd siis Juhan koos selle õpetajaga, kes aitas tal pensionile minna. Juhan sõidab autoga. See on esimene kord, kui Juhanit sõidutatakse autosalongis. Varem on ta vaid korra autoga sõitnud ja siis oli ta suures pappkarbis veoauto kastis. Taadu tõstab Juhani hellalt auto esiistmele ja paneb tal turvavöö kinni. Sõidame siis kodo, ütles Taadu Juhanile. Paugubil õkvalt salongist läta käuma, kiidab Taadu autot, kui see esimesel katsel käivitub. Nad teevad peatuse suure poe ees. Taadu on lubanud Memmele linnast suitsukana koiba ja uue pearäti tuua. Peatus Juhanile ei meeldi. Ta peab üksinda autosse jääma ja välja kannatama inimesed, kes teda läbi aknaklaasi ehmunult jüllitavad. Juhan püüab välja näha võimalikult ükskõikne ja õnneks tuleb Taadu peagi tagasi. Siin on näha, kuidas inimesed reageerivad sellele, kui ühes autos istub Luukere. Juhan saab nime. Memme lööb 2 kätt kokku, kui Taadu Juhanit autost välja tõstab. Aga ta ei ütle midagi, sest
Juhan hoiab tema uut pearätti kenasti oma luiste sõrmede vahel. Memme paneb räti pähe ja nad aitavad Juhani suvekööki laua taha istuma. Taadul kulub pool päeva, et Juhan traadijuppide abiga ära parandada. See on lihtne, sest enamik Juhani küljest ära tulnud juppe on Taadule koolist kaasa antud. Vasaku käe 2 sõrme asemel tuleb Taadul siiski puupulgad panna. Ta võtab parema käe pealt mõõdu ja vestab täpselt samasugused sõrmelülid. Siin siis istub luukere koos memme ja Taaduga ja Taadu teeb talle uusi sõrmi. Ja siin on juba näha, millised sõrmed puudu on. Memme toob Juhanile Taadu vana kaabu pähe ja Taadu otsib välja kapis seistes igavusest natuke hallitama hakanud piduliku pintsaku. Selle küljes on isegi paar aumärki. Doonorluse eest ja traktoriga hästi sõitmise eest. Ole mul taga kohagi minna, võta hindale, ütleb Taadu Juhanile. Memme ja Taadu istuvad suvekööki Juhani vastu laua taha ja vaatavad teda mõtlikult. Mis me talle nimes paneme, küsib Taadu. Juhan, arvab Memm ning Taadu ja Juhan on sellega kohe nõus. Võt siis selline omapärane raamat ja see raamat valiti ka eelmise aasta 25 kõige kaunima Eestis ilmunud raamatu hulka. Ja mida veel öelda, on ka see, et kui te nüüd juba tähele panite, et need Taadu ja Memme rääkisid natuke omamoodi. Et tõesti, nemad räägivad siin raamatust täitsa ehtsat võro kiilt. Et suurepärane raamat lastele täiskasvanutel koos lugemiseks, vaatamiseks ja elu üle järele mõtlemiseks.